Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas kasutada siis tööriista, mille nimi on siis Gemini's Canvas ja mille abil on võimalik luua väga palju toredaid asju, küll veebilehti, küll igasuguseid raamatuid, mida iganes, aga ütleme nii, et mul on vaja teha õppematerjali. Ja ma ütlen, et loo õppematerjal. Gustav Adolfi gümnaasiumi 20. sajandi ajaloo kohta. Nii, annan talle siis selle ülesande ära. Ma võin siia ka jälle lisada faile, kõike teha, mida ma tahan. Juba teda natuke ette valmistada ja siin jällegi see aken muutub ja muutub siis selles mõttes, et mul on siis olemas siin vasakul pool on siis selline vestlusaken, kus ma saan toimetada ja paremal pool on siis see loodud materjal, mida ma siis näen, mida ta on siis parasjagu kirjutanud ja mida ta on teinud ja ma saan siis hakata seda materjali niimoodi parandama, et ma saan siia juurde kirjutada ise, kui ma tahan, või ma võin ka tal paluda näiteks midagi teha, et näiteks, et kui mul on näiteks mingisuguses osas, näiteks nüüd selles osas valin näiteks mingi osa välja ja siis tekib mulle siia väike menüü kohe, et ma võin näiteks muuta pikkust, et kas see oleks väga lühike siin või oleks siis lühike või siis pikk või väga pikk. No ma panen näiteks, et ta teeks selle lühemaks, et kui näiteks mingi lõik on nagu väga pikk teil, et siin mul need punktid olid, näete, ta võttis lihtsalt punkte vähemaks praegu. Või siis näiteks, kui ma tahaksin midagi siin veel näiteks, ma saan ka kasutada selle, et valin selle lõigu välja ja muudan tooni, et ta oleks kas selline väga argine nagu kõnekeel või siis hästi ametlik. Nii ma ei hakka seda praegu siin tegema, aga samuti on võimalik ka siis anda mingisugune, et näiteks keeltekool, et näiteks ma ütlen, et see väljend keeltekool on vale, et sellist asja tegelikult ei olnud, et siis ma võin panna kommentaari, et klõpsan selle peale ja nüüd kirjutan siia kommentaari, et keeltekool on vale mõiste. Lisa, et hakati süvendatult õpetama inglise keelt. Nii. Ja siis ma kirjutan oma kommentaari ja siis ta muudab selle võrra siis ära, nii et ma saan neid selliseid väikseid kommentaare ka juurde panna ja kogu aeg siis nagu selle dokumendiga koostööd teha. Ütlen kohe, et ega tegelikult ta ju ikkagi eksib, et siia ei tule selline täielik tõde juurde, eks ole, nii. Aha, siin ta nüüd pakkus ise mingisuguse asja, ma seda siin praegu ei rakenda. Ja siis ma saan vaadata, et kuidas need asjad siis on. Ja kui ma olen siis selle dokumendiga töö nagu lõpetanud, siis vaikimisi ta seda mul salvestab ka, saan tagasi võtta, aga vot siin nüüd siis on jällegi see jagamine, eksportimine, saan kohe panna Google Drive'i või sisu kopeerida, aga siin on nüüd veel üks tore asi. Ma saan sellest luua kas mingi veebilehe, teabegraafiku, viktoriini või õpikaardid. Ja veebileht on nüüd selline, et ta nagu kujundab selle ära ja kui ma ise kusagil näiteks kirjutan veebilehte, panen üles seal, tunnen HTML koodi ka võib-olla natukene, siis tuleb päris ilus asi välja. Aga see võtab jälle natuke aega, ma teen väikse pausi. No nii, ja nüüd ta tegigi mul sellise toreda lausa interaktiivse veebilehe, näete, kus ma saan nuppudele klõpsata ja nii edasi, siin on ka näha selle kood, eks ole, et tegelikult see on nagu programmeeritud, aga mida nüüd seda teha, et kui ma võtan nüüd siit jaga ja kopeeri sisu, siis kui ma selle kuhugi panen nüüd endal Google Drive'i, ta ju ei näe selline välja, aga tegelikult on olemas ju Google Sites, ma teen ühe oma katsesaidi lahti ja kui ma nüüd sinna panen näiteks manusta kood, nii võtame manusta kood ja kleebime nüüd selle koodi siia, mis ma kopeerisin järgmine, siis vaadake, kui tore see välja näeb, nii hops. Ja ma saan teha tegelikult oma sellise veebilehe, Google Sites on kõigile meil võimalik rahulikult kasutada ja nüüd kui võtame siis selle eelvaate, siis saan näiteks õpilastega jagada või ükskõik siis kellega ja näete, mul on see sama ilus asi, mis on nagu läbi töötatud, pandud endale veebilehele. Ja samal viisil on mul tegelikult võt siin näha siis failid selles vestluses, et kui ma tahan nüüd selle algse asja juurde tagasi tulla, see oli nüüd see esimene asi, siis ma saan näiteks ka vajadusel luua siit hoopis siis need kas mingi viktoriini või näiteks õpikaardid. Ja siis jälle samamoodi loon nad siis valmis, natukene võtab see aega ja ta teeb siis oma plaani
nii teen väikse pausi jälle. Ja sain siis valmis kaardid ja siit ma saan siis õppida näiteks, kui ma natuke tahan, et lihtsalt klõpsen, näitan teiselt poolt, eks ole, nii seos 300, nii siit näen õiget vastust, saan minna järgmise poole peale, nii kooli roll vabadussõjas, et eriti kui mul on õppida vaja siit, veel nupp, üks on siis see vastuse nupp, eks ole, ja need kaardid. Neid ma nüüd siit kahjuks niimoodi välja võtta ei saa, nii et need on nagu selle materjali sees kinni. Aga jällegi tasub teil katsetada neid erinevaid asju ja vaadata, kuidas see asi toimib. Ma usun, et ta areneb ka. Minu meelest see Canvas on väga selline tore asi, mida tasuks proovida.